et lisaks nendele mafioosofilmidele on ka mõned siuksed Hollywoodi filmid, kus räägitakse siis conmanidest, on ju. Et sina tundud mulle siuke, ütleme, nuti conman või e-conman, et kui see alguse sai, on ju netist, ja siis see conman tuleb nagu sellisest sõnast nagu confidence man, on ju, et sa lihtsalt suudad mingisugust lugu kokku rääkida nii, või siis kas või neti teel mingisuguse asja presenteerida nii hästi, et sa saad on ju ikkagi lõpuks sularaha välja võtta kuskilt. Eks see oligi nii ja see oli mul väga teadlik valik tegelikult, et enamus mu kuritegusid on sooritatud tegelikult näiteks üle arvutit kasutades ja oma aju kasutades. Ja mis muidugi juhtub on see, et kui sa ise oled nende metslaste keskel kogu aeg, sa muutud ise ka vägivaldsemaks, neandertaallaseks, eks ole, see ei ole võimalik, et sa ei muutu, olles selliste inimeste keskel. Ja otse loomulikult ma olen teinud koledaid asju inimestele samamoodi, aga raha ma teenisin ikkagi, nii-öelda nagu sa ütlesid, kasutades enesekindlust, kasutades psühholoogilisi trikke, pette kujutelma luues, eks ole. Ja see oli see, kuidas ma raha teenisin. Enne ma vaatasin sinu sotsiaalmeediast ühte huvitavat skeemi, et äkki sa räägid seda ka, et kuidas saada 2 pitsat ühe hinnaga. Kusjuures see oli, kui ma alguses mõtlesin, et ma hakkan oma raamatut üldse promoma, eks ole, siis ma mõtlesin, mis jama ma peaks inimestel rääkima oma minevikust, mis nagu kõnetaks. Ja see pitsade lugu oli täpselt see, et mis kõnetas millegi pärast. Sa oled Pärnust pärit, eks? Ja siis paljud kindlasti teavad Stefani pitsat, on ju? Jah, et ma nüüd käin siiamaani seal teine kord, et Stefani on ikkagi parim. Aga jah, et mis siis lapsena, mis siis juhtus, eks seal oli see, et ega mul väga raha ei olnud ja mu aju töötas juba niimoodi, et ma igalt poolt otsisin, kuidas ma saaks midagi kas tasuta või odavamalt. Ja siis ma tulingi sellise lihtsa skeemi peale, et kui sa lähed pitsasse, sa ju esitad oma tellimuse ja näiteks valid Mexicana pitsa ja siis ma konkreetselt ütlesin seal näiteks, et seened välja võtta, eks ole. Ja siis palusin endale kviitungi. Nüüd ühe pitsa eest ma maksin, eks ole, sain kviitungi. Ja siis sa tõmbad kõne peale ja tellid samasuguse pitsa Mexicana ja ütled, et seened võtke välja. Kaua aega läheb, et järgi võib tulla, 20 minti, valmis, okei, selge. Ja kui sa telefoni teel tellid, siis loogiline on, et sa lähed ju kassasse, ütled, tere, ma olen Tom, mul oli pitsa, Mexicana, bla, 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 pead selle eest maksma. Aga minu võti seisneski selles, et pitsa koht, sagimist on palju, keegi ei jälgi neid tellimusi tegelikult ega midagi. Ma läksin nüüd ise oma näoga tagasi, näiteks siis 20 minti hiljem, otsisin üles selle sama töötaja, kes mu tellimuse vormistas, ütlesin, hei, Tom, kas mu pitsa on valmis? Ja tal oli see meeles, mis ma tellisin. Ja see kviitung, mis ma sain, selle ma andsin nüüd oma sõbrale. Ja tema läks lunastas välja selle pitsa, mis me telefoni teel tellisime. Lihtsalt selle kviitungiga. Vaadati, see makstud, okei, anti pitsa. Ja see oli üks selline lihtne trikk, mida ma kasutasin päris palju selleks ole. Oot, kui ma seda trikki kuulsin, siis mul tuligi see conmani võrdlus. Et see on siuke nagu hea olukord, kus sa kasutad lihtsalt ära mingisugust olukorda, et sa tead, et pitsarestoran on kiire, nagu nii seal keegi väga ei süvene, neil on palju tegemist, aga ütleme, tavainimese jaoks on see, ma kujutan ette, et sul hakkab, kui sa üritad seda teha, sul hakkab süda puperdama, et appikene, et nüüd ma jään vahele või nad teavad, aga et siis conmani jaoks, või vähemalt sa oled suuteline selle riski võtma, ja tegelikult, mis siis ikka juhtub, kui sa selle ühe pitsaga vahele jääd? No selle kohta ma võin rääkida, ma räägin ühe absurdi loo jälle, et teine video, mis ma tegin, oli see ju Prisma kilekoti video, ma ei tea, kas seda ma ei näinud. Ma olin ju Soomes ja ükskord mul sõber küsib ka, et kuidas sa nii nagla oled, kui ma olin täielik kleptomaan, ma ütlen ausalt, lapsest peale kogu aeg varastanud poest, pole kunagi vahele jäänud. Ja ta ütles ka, et kuidas sa nii nagla oled, et sa julged varastada poest, et kas sul häbi ei oleks, kui sa vahele jääksid. Ja ma ütlesin, mille pärast mul nagu häbi peaks olema, et ma olen võõras riigis, keegi ei teagi sind mind. Aga Soomes Prismades ma näiteks käisin kogu aeg niimoodi ja mul tulid Rumeeniast sõbrad külla, kes olid enda arust ka mingid kõvad vargad seal, läksid poodi varastama. Nemad jäid vahele. Ja siis ma ütlesin neile, et ma näitan teile, kus varastatakse. Ja minu tehnika oli see, et ma läksin Prismasse, võtsin korvi sisse tegin lahti Prisma kilekotti. Kõik kallid asjad panin kilekotti ja odavamad asjad korvi. Kui ma läksin kassasse, ma võtsin selle kilekotti sealt välja, hoidsin seda lihtsalt käe vahel
ülejäänud asjad laon kassasse, vaatan kassapidajale otsa, maksan oma arve ära, ütlen aitäh ja paka, eks ole. Ja see töötas alati. See on jälle see enesekindlus. Vot see on täpselt olukord, kus kindlasti on paljud näinud mingisugustes väikestes Eesti poodides, kus tuleb mingi tädike, tuleb sisse, tal on see sama mingi kilekott, poe kilekott on käes, ja siis tal võib olla seal kas või mingisugune üks banaan, ta läheb, otsib selle turvamehe üles, ütleb, näe, mul on varem ostetud, enne kui ta sisse läheb, et tal on, tal ei ole vaata sellist nagu, ütleme, pisikut sees. Ja see taandub kõik tegelikult psühholoogiale ikkagi ja see enesekindlus mängib nii suurt rolli selliste asjade juures, skeemitamise juures. Et mul ükskord oli juhus, ma ladusin reaalselt endal mingi kotti täis ja ma läksin Prisma töötaja juurde, kes seal oli, ma andsin kilekotti tema kätt, ütlesin, ma unustasin mõned asjad osta, hoia palun seda. Ja ta hakkas naerma, ütlesin, et ega siin pommi ei ole. Ma ütlesin, ei ole pommi. Ja ma tulen, võtan selle kilekotti tagasi. Läksin, ostsin oma banaanid, maksin banaanide eest ja ta ise andis selle kotti mulle siis kaasa. Eesti esu.